EKRE jaoks on politsei ja kaitseväe orkestri sulgemine viimane piis karikasse. Nende mõõt on täis ja nad panid kokku umbusaldusavalduse valitsusele. Alates sellest, et koroonakriisis valitsus ei ole hakkama saanud, vaktsineerimine käib, lonkab kahte jalga, siis muidugi inimeste põhivabaduste jalge alla tallamine siin aprilli alguses, kui olid need meeleavaldused, sellele otsa siis risti vastupidine käitumine pronkssõduri juures, aga see, mis ikkagi fookus on praegu, on riigikaitse kahjustamine, riigikaitse lammutamine. Kuid umbusaldusavalduse esitamiseks on neil liiga vähe liikmeid Riigikogus. Isamaalt ja sotsiaaldemokraatidelt aga lisaallkirju ei tule. Umbusaldus kui selline ei tohiks devalveeruda, nii nagu me nägime eelmise valitsuse puhul, kus kas iga nädal või üle nädala esitati mingisugune umbusaldusavaldus, kus opositsioon isegi ei saanud oma enda ridades enamusi hääli kokku. Sellisel umbusalduse hääletamisel ei ole väga sügavat mõtet. Kõlab sellise EKRE-le tüüpilise tühikargamisena, et midagi peab tegema, põristame trummi, saades isegi aru, et sellest umbusaldusest, isegi kui nad peaksid sinna saama puuduolevad hääled, milles ma sügavalt kahtlen, aga et sellest umbusaldusest ei muutu ju tegelikult mitte midagi. Et võib-olla ainult valitsusliit tunneb ennast tugevamana. Helme ei mõista Isamaa ja sotsiaaldemokraatide eemale hoidmist umbusaldusavaldusest. Ja kui me laseme neil nii-öelda konksu otsast ära minna siin jutuga, et las nad praevad omas mahlas, siis me ei ole teinud oma tööd. Kuid valitsus tõepoolest praeb omas mahlaski, sest Keskerakonnale ei meeldi Reformierakonna kärpeideed. Me näeme, et kõigis valitsemisalades on võimalik optimeerida, automatiseerida, aga ei ole mingit põhjust minna sellisel moel ei inimeste ega meie kultuurisammaste kallale. Rahandusminister kordas täna, et valikut pole. Kuigi laenu võetakse jätkuvalt edasi, tuleb tema sõnul ka kärpimisega alustada. Arvestades seda, et ka maksumaksjaid ju demograafilise olukorra tõttu ei tule mitte juurde, vaid jääb vähemaks. Sellest ei ole pääsu, selle eest ei saa põgeneda. See on ebamugav, see ei ole arusaadavalt väga populaarne asi, aga need otsused tuleb teha ja need arutelud tuleb ära pidada. Eelarvestrateegia pole seadus, vaid valitsuse plaan, millest nad lähtuvad järgmise aasta riigieelarvet tehes. Seda tehakse alles sügiseks, enne seda pole ka selge, mida lõpptulemusena kärbitakse ja mida mitte.